где-то на дороге. Пары мне прямо в глаза. И поедем тихо, тихо, тихо. Я так любила любить, но любила немногих. Знаешь, что ты опоздал, все, что было, затихло. Еще один мартини, забыть его кретина. С того момента самого, как встретила, когда-то я так встретила тебя. Еще один мартини, шофера отпустили. Все начинаю заново, я снова девочка маленькая, и снова я люблю тебя. Бросила я каблуки, только жаль не попала. Буду теперь танцевать босиком и смеяться. Я так любила любить, только этого мало, 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 мало. Я научусь забывать, просто времени мало. Еще один мартини, забыть его кретина. С того момента самого, как встретила, когда-то я так встретила тебя. Еще один мартини, шофера отпустили. Все начинаю заново, я снова девочка маленькая, и снова я люблю тебя. Еще один мартини, еще один мартини, еще мартини. Мартини. Все, я устала. Я больше не могу. Я устала. Я устала. Вот. Мы присутствовали. See on 24/7 kaua kestev Old Spice'i deodorant. Mitte keegi ei saa nii hästi lõhnata. Nii kaua. Sõidan merihobuga.
on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Palju, et meie siin praegu rohkem pole mõtet seda analüüsida, kuid pani mind jahmatama siiski üks asi, mis on puudutatud Eestiga ja nimelt järjekordselt meie välisminister Tsahkna, kes on ikkagi minu meelest mees väga vale tooli peale sattunud ja tema, ma ei tea, ta diplomaat nüüd küll ei ole, mis ala inimene ta on, ma ei tea, kord ta tahtis Eesti rahva 2 miljoni peale kasvatada üle öö. Ma ei tea, missugune öö see siis pidi olema, kui palju. Добрый день. Мы рады всех приветствовать. В студии у нас... Nuhin, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. Paar aastat tagasi ma siin rääkisin ükskord eesti keele õpetamisest ja sellega seotud probleemidest. Pidasin pika ja loodetavasti ilusa kõne ja lõpus, kui kõlas viimane küsimus, teatasin, et see kõne täpselt sama tekstiga on siin saalis juba kõlanud 2011. aastal. Mis tähendas seda, et 11. aastast möödunud umbes 10 aastaga mitte midagi pole muutunud. Ja teie loosungid ja kogu see sinisilmsus mitte kuidagi ei muuda seda asja. Kõik algas 90-ndatel, siis kui profide asemele hakkasid ministeeriumitesse tulema igasugu poliitikud. Nende jaoks, nende alluvate professionaalne tase oli pidevalt üks probleem. No sa ei saa isegi oma ministeeriumis tark välja näha, kui sul on kantslerid, abikantslerid, osakonna juhatajad, endised õpetajad ja see tähendab, et profid. Ja sina oled, kurat teab, kust tulnud.
Ja siis läks poliitilisteks vahetusteks ja haridusministeerium, teda ootas täpselt sama saatus. Ja niiviisi nende Janna Moss-Kamenski traditsioonide säilitamise asemel hakkas tekkima uus hoog, mis tähendab, et peamine on poliitiline loosung, mis meeldib enamusele ja kuidagi järgmiste valimisteni tõmbame välja. Peale seda, kui Eesti on taas iseseisvunud, ma olen siin saalis näinud veerand sajandit olles siin seda, kuidas seesama saal siin kiitis heaks põlevkivienergeetika lõpetamise. Praktiliselt see tähendas seda. Mida me räägime tänavu? Vähesed siin saalis pole sõna võtnud sellel teemal, et tegelikult sai tehtud teatud viga. Et oli vaja olla ettevaatlikum ja rohkem kaitsta oma huve. Küll hõikasid kõik, et seda idanaabri transiiti meil pole vaja, ainult et unustasid. Kunagi president Ilves ütles, et Eesti ja Hiina vahel on ainult üks riik. Hakkame Hiina transiiti kasutama ja elame edasi, eks ju. Aga koos Vene transiidiga kadus ka Hiina transiit. Jube viga. Tohutud rahad kadunud. Muidugi me elame sellises olukorras, kus 10-12% meie iga-aastasest eelarvest on dotatsioon. Me saame neid Euroopalt. Kujutame ette, et neid ühel kehval päeval enam ei ole. Mida me hakkame tegema? See tähendab, mida ma tahan öelda, et kõik need reformid, mis on majandusvaldkonnas, nendesse praegu hakatakse suhtuma väga ettevaatlikult. Aeg läks nii kiireks, et vaata sa, et täna sa viid läbi reformi ja poole aasta pärast sulle antakse selle eest peksa. Aga praegu selle eelnõuga alustatakse reformi, mida meile juba lubatakse, et küll ta venib 30. aastani ja kuni 30. aastani minimaalselt ta kutsub esile tohutult probleeme. Aga kuna enamuse selle saali jaoks see probleem ei ole seotud nende valijatega, see on mingi 300 000 inimese veerand meie elanikkonnast probleem, millele pole vaja pöörata tähelepanu. Ma paluks lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Sellele pole vaja tähelepanu pöörata. Ja nii juhtubki, et kahju, et kolleeg Rajasalu läks sellest saalist välja, ma tahtsin talle konkreetselt öelda. Ta näitas paremat kätt istuvaid kolleege, et teie peaksite midagi tegema. Ma tegin 21. septembril aastal 2021. Ma seisin siin teie ees ja 24 minutit rääkisin sellest, mis järeldusteni on tulnud eesti keele õpetamise probleemide lahendamise komisjon. Ja te ei esitanud mulle mitte ühtegi küsimust, teil oli nii selge kogu see asi. Ja selgus oli selles, et selleks, et need probleemid lahendada, on vaja töötada. Ja töötada on vaja teil ja teie kallil Haridus-Teadusministeeriumil. Aga mis nalja teete või? Inimesed, kes on harjunud loosungeid kisendama, need hakkavad äkki tööle. Kus seda nähtud on? Ja niiviisi me jõuame selle eelnõuni. Ma ei kujuta ette, milleni see toob. Ma ei kujuta ette, millised õpetamise vormid hakkavad tekkima selleks, et inimesed saaksid sellest olukorrast välja kuidagi kruttida. Sest need probleemid, mis ootavad vähemalt pooli lapsi peredest, kus perekeel on vene keel, neid ei ole võimalik mitte kuidagi välistada. Lõpetuseks aga ütlen, et sellel eelnõul on ainult üks hea asi. See on selle number 722. Kui mind keegi küsib,
mis on russofoobia kood Eestis, siis need on need 3 arvu, 7, 2, 2. Sest niiviisi vihata inimesi, kes elavad teie kõrval, niiviisi sülitada nende eluliselt tähtsate probleemide peale, nagu teeb seda see saal selle eelnõuga, suuremat ei ole võimalik vist tehagi. Aitäh. panime paile plusse juurde. Pai pluss vitamiinid, pai pluss mineraalid ja pai pluss kiudained. Pai pluss, veel kasulikum vahepala. Tee endale pai. Ниндзя повсюду. Нет, так это вся система так и работает. Вся система так и работает. Почему 15 томов сделано? Потому что, нормальный человек, обычный человек, если не обыватель, там еще, найти на адвоката, я не знаю, не каждый найдет 50 тысяч на адвоката, чтобы он его защищал в суде, потому что всю эту хинею нужно перелопатить, перечитать и на все это ответить. Зачем больше материалов? У них-то работает целая система, там полиция, прокуратура, у них куча чиновников, которые сидят на зарплате, им же нужно отбивать свои расходы. Если скажут завтра, что вы тут делаете, вы ничем не занимаетесь, они скажут, мы тут 15 томов дело написали, мы такой заговор раскрыли. Нет, ничего нового. Как же? А как же сделать, показать, что вы что-то делаете? Тут как-то, государство все-таки должно быть правовым. Но это какое-то лицемерие, противное. Мне это противно, я это опубликовала прямо. Не знаю, кому это нравится, не нравится, сколько врагов я нажила, да, там, или друзей. Но мне это не нравится, потому что это действует на мою психику. Я иногда не досыпаю. Я иногда тоже на грани истощения нервного. Вот именно такого душевного, нервного. Хотя я очень спокойный человек. И не плачу там из-за каждой вот этой, скажем, ерунды, да, но это же ерунда прогрессирует. И люди, вы как видели, здесь было много людей, и, кстати, уже не один раз, да, мы собираемся и с такими же вопросами, когда будет работать Конституция, а если она не работает, то почему? No tere, Peeter ja Moonika. Tead, ma siin ikka nokkin vaata arvutis ja tere, Sandra, küll on sul pikk tööpäev, ei näe sind üldsegi mujal kui arvuti taga. Ja, Peeter, see on väga suur töövõimekus. Aga mida sa siin teed, Sandra? Jäll, kas sa vaatad võib-olla, milline ilmateade on homme? Homme pidi olema ehk vihmane ilm, siis ma võtan vihmavarju kaasa. Moonika, võta nüüd natukene oma nalja tasasemaks. Kas sa ei näe, Sandra teeb tööd? Mis ilmateade? Siin on hoopiski hullemad probleemid. Kuule, Sandra, räägi mulle, mida sa siin teed? Mis uudist on homseks, äkki mingid plaanid midagi ära korraldada? Tead, Moonika, tere. Ja tead, siin on, üht-teist uut vaata välja tulnud uudistest. Nagu sa isegi tead, mina uurin uudiseid. Põhiliselt see on Facebookis ja isegi ma tellisin uue paketti Postimehe e-tellimuse. Igaks juhuks, et tead, et äkki on vaja ikka pikemaid tekste ka analüüsida, mida iganes nad seal ka ei trükiks, on ju. Ja paberlehti ma ka sirvin üsna kohe korralikud. Osta neid ka, aga e-leht ongi selline, tead, lisavõimalusena pigem. Mitte, et ma kõike seal väga usaldusväärseks pean, aga las ta siis olla. Ja siis vaata Facebookis ma tavaliselt ikka olen, kõige rohkem olen Facebookis. Vaata, see visuaal on kõige tähtsam asi minu jaoks. Et kuidas inimesed
reageerivad ühele või teisele või kolmandale sündmusele, eks ole. Ja Facebook on see väga hea platvorm, nagu noh, mingeid kokkuvõtteid nagu luua või nii. Ja siis ma vaatan, et kolmapäeval, sa mõtle vaid, kolmapäeval on see on vist paari päeva pärast, kolmapäeval ja kolmapäeval on järjekordne pikett seal vaata. Arvatavasti see saab olema jälle tunniks või pooleteiseks Riigikogu ees ja seda korraldab järjekordselt Keskerakond. No selline Edgari Savisaare loodud erakond üsna läbi aastate selline toimekas erakond. Aga eks selles erakonnas on ka muutunud seal nii poliitika kui eetilised aluspõhimõtted ja muud sellised asjad. Et eks ma olen ikka vaadanud, kuidas läbi aastate on see kõik muudetud ja on kärbitud ja lahku joostud ja igatipidi kokku klopsitud uuesti mingit erakonda tead. Ühesõnaga kolmapäeval ma tahan sinna minna ja võtan teid kindlasti kaasa, et meie ei ole veel saanud sinna parlamendi ette vaata. Muudki tegemist vaata, aga ma soovitan väga soojalt. Võtke kohe aega selleks ja lähme ma näitan teile seda vana linna platsi, kus inimesed tavaliselt, seal tulevad kokku. Küll EKRE seal korraldas oma igasugus neid pikette ja Keskerakond ja isegi rahuliikumine koos oli ka seal ühe korra. Rahupalvusel. Ja enne valimisi vaata, paar aastat tagasi. Ja siis Reformierakonna vastaseid on ka seal üsna palju, mitme lipu all vaata. Et see on ka selline meil üsna populaarne koht ja paigake peale seda Vabaduse väljakut. Aga see on üsna piiratud pindalaga selline väljak, sinna mahuvad tihedalt võib-olla seal 1000 või ma ei tea, ma ei oska nagu isegi umbkaudu ära arvata, palju inimesi sinna nagu mahub, kui väga tihedalt üksteise kõrval seista. Aga kolmapäeval ma sinna kavatsen minna, võtan teid kaasa. Kuule Monika, kindlasti pane siis oma ilusa kleidi selga vaata, et me läheme ikka vanalinna. Ja, Peeter, ma olen muidugi siin teadlasena ja vaatlejana, aga siiski, ega mul ei ole naiselikult edevust puudu. Muidugi ma panen oma kollast ilusa mustriga kleiti. Ma loodan, et mind orava värvist. Ühesõnaga, et mina ei saa õiget selle värvi valiku pärast. Et see kollane on ju oravate värv, et kõik vihkavad seda erakonda. Nagu iski magades vist näevad, kuidas saaks sellele orava erakonnale kingaga vastu pealage virutada või midagi jubedamat. Ma katsun väga-väga vaikselt rääkida, kes teab, kas tohib siin ikka eetris rääkida. Meil on siin vihaseadus ju ka vastu võetud. Ja ma olen lugenud küll Riigi Teatajast, et on vastu võetud vihaseadus ka, ei tohi viha õhutada. Ja seda küll, sa parem ära räägi oravate kohta mitte kui midagi. Oravad on väga armsad loomakesed, hüppavad ühelt kastanipuult teisele, korjavad kastanimune ja tammetõrusid, väga armsad loomad, eks ole ju. Ja. Teate, sõbrad, see saab olema kell 12. Pange ilusti oma töö päevikuse kirja. Saame kokku juba tund aega enne seda. Sest rahvast voolab igast linnaosast ju sinna, vaata, keskväljaga. See ei ole keskväljak, see on Lossi plats, eks ole, aga eks ta on ka selline poliitiline keskväljak, kus inimesed saavad oma meelt avaldada ja vahest tõsta ka rusikatki õhku. Ma arvan, sellepärast ei ole veel trahvi keegi saanud.
et peaasi, et sa oled ilusti poliitkorrektselt vait. Ja siis püüame siis mantlihõlmast võtame kinni Kõlvardilt, Mihhailil ja no kes seal veel siis Anastasialt, Kõlvardilt, Kovalenkost ja võtame veel ehk mõned intervjuudki, no kes seal Lauri Laats, selline soliidne mees habemega ja kes seal siis veel on. No neid on seal 7, eks ole, fraktsiooni liiget Keskerakonnast, aga no eks me võtame aega ja kuulame maad, mida rahvas räägib, sest ega kui rahvas ei räägi, siis ei ole mingit infot ka. Mina olen uurimas rahva meelsust, noh, põhiliselt Facebookist ja Youtubest ja siit-sealt ajalehtedest ja muidu linnatänavalt ka vahest astun ligi täiesti võõrale inimesele ja küsin, kas lähete ka valimistele ja mida arvate rahuliikumisest koos, kas on teil üldse teadagi selle juhi nimi, Aivo Petersoni nimi, noh, teen ka sellist tänavaküsitlust tead vahetevahel. Noh, kuigi ma ei ole mingi akrediteeritud ajakirjanik, aga no siiski võtan vahest aega ja küsin, no hiljuti olin ka Narvas ja sõidan varsti veel ühte linna. No eks igal pool küsin vaata, sest no tuleb olla poliitteadlik, kes on kes ja kes on mille poolt ja mille vastu. Eks ole, Peeter, tuleb tänavaküsitlust ka korraldada jooksvalt. Kui inimes ei ole mikrofoniga ja kes ei taha selliseid küsimusi esitada inimestele tänaval, no kõik ERR-i ja muud sellised politrukid, nad ei taha selliseid küsimusi esitada tänavatel. No siis tuleb otsida alternatiivseid meetmeid ja küsite ise. Et tulge siis mulle ka appi selles mõttes. No tunnistajana või valvuritena, et ma ei saa peksa. Võib-olla ma saan peksa. Kujutate ette, no inimesed ju niivõrd emotsionaalseks läinud, et võib ka vastu turja saada. Et mis asja sa räägid siin mingist rahuliikumisest või mis asja, kas sa oled Keskerakonna vastu ei saa olla, see on Edgar Savisaare loodud erakond ja tema hoiab au sees inimväärtusi ja inimsuhteid. No ja muidugi, lubage naerda palun Sandra vastu. Eks ma olen siin juba nädalapäevi vaadanud teil siin inforuumis üsna palju seda tolmu üles keeratamist ja oi. Üks räägib ühte ja teine teist ja püüa sa siin, Sandra, no seda tõetera nagu eraldada sõkaldastest jumala eest. No siin on ikka üsna palju valed ja poliitkorrektsed propagandad. Ja, kas sa tead, Sandra, sa võta oma nuga kaasa, aga no peida seda igaks juhuks pika mantli alla, sellepärast kunagi ei tea, et mis seal meeleavalduses saab olema, et äkki mingi kähmlus või tuleb ennast kaitsta rünnakuste eest. Seal on ju ka üsna ägeda loomuga kohalikke ja mitte väga kohalikke ukrainlastest sõjapõgenikke ja muidu töömehi. Nad võivad ju ka seal olla meeleavaldusel ja avaldada meelt. No tead, et Euroopas peab olema kord ja Venemaa peab saama kohtu alla, agressorriik ju, eks ju. No mis asja, räägime ikka selgemat juttu, Monika. No lõpeta ära, see mõistujutt peab olema üsna korralikult selgeks ikka räägitud ja ette antud.
et noh, kui mina tean, Sandra ei räägi eriti Venemaa asjadest ja tema on muretsemas ennekõike Eesti asjade pärast, eks ole, Sandra? No muidugi Sandra ikka muretseb Eesti asjade pärast, aga no Peeter, no vaata ise, see Venemaa tuleb igast nurgast, igast uksepilust sisse Eesti inforuumi. Küll Putin on süüdi selles ja küll, kes seal veel süüdi on. Peterson on ka süüdi selles, et Eestis asjad on halvad. Lõpetage ära nüüd, inimesed, Tallinnas on ikka, no mitu ülikooli siin on, kas tõesti inimesed on nii vaimunüridad ja pimedad ja poliitsõgedaks muudetud, komposteeritud ajutegevusega, et üldse nad ei saa aru, mis siin toimub. ja. Jah, no mina muidugi tean ja mõistan ja kusjuures ma ei vaja selle juures isegi prille ega suuremat luupi. Ma ei tea, mul on loomulik intelligents. Mina näen, mida ma näen ja mitte mingid filtrid ei ütle mulle, tead, Peeter ja Monika, et mina pean seda Eestit nägema just nii, nagu mõnedele on siin kasulik või vajalik. Et selles mõttes mina ei ole mingi surnud kala, kes ahmib viimast õhku, tead, tuimalt ja vaikselt, et tead, et mina olen selles mõttes natukene teadlikum, mis siin toimub. Ja minule kusjuures ei ole keegi seda tõtt suu sisse nagu lusikaga nagu sisse surumas, et sa pead rääkima ainult seda ja seda teist asja, ära räägi ega usu. Ma ei ole propagandistide mingi ohver, olgu ta seal mis iganes sousti all, eks ole. No võib-olla ma olengi natukene selline, vihasema sellise häälega nagu transleerija, aga no kui see raadioeeter on selline Tallinna eest ja elu eest, siis olgu see mitte ainult loosung, vaid ka päriselt. Mina olen väga mures, kuidas minul ennekõike, kuidas minul on elu Tallinnas. Kas ma saan siin üle elada talve, vaata varsti tuleb sügis ja talv ja kas ma pean pikisilme ootama seda järgmist kevadet või järgmiseid valimisi. Noh, saad aru, mina elan natukene nii-öelda ettepoole. Ma tean, ma ei saa elada ja hingada ainult täna või homme või ülehomme. Kuigi nii mõnigi inimene elabki niimoodi päev korraga, sest muuks nendel ei ole ei aega ega jaksu. Võib-olla mõnikord isegi ei ole huvi. Inimesed elavad lihtsalt päev korraga, mida ma nimetaksin muidugi üsna suureks hoolimatuseks. Sest kui inimene on hoolimatu oma elu ja oma riigi vastu, no mida ma siis veel saan rääkida, et inimene siis hoolib oma kodumaast. No see ei ole nii. Et võtke siis Tallinna elanikud jalad kohe keha alla ja tipp kohe varakult kella 11 sinna Lossi platsile, et koht oleks teil garanteeritud, sest inimesed tuleb paksult. Inimesed ei ole rahul, inimesed on ärevuses, inimesed on frustreeritud, inimesed on väga hirmunud, mis saab homme, mis saab sügisel ja kas saab üle elatud ka talve. No tead, isegi inimesed on koondumas, et kuidas siis saab valitsevale poliitikale ka kuidagi vastu seista, sest meil peaminister Michal, mis ta nimi oli seal, Kristen Michal, tema seal vaata,
korraldab sellist poliitikat, et rahu pole olla. No vähemalt mina seda tajun nii, mina seda näen nii ja no tuhanded inimesed veel. Et selles mõttes võtke aega ja võtke kas või vaba päeva seal tehastes või kus iganes firmades, pange silt uksele, et sõitsite linna, et teil on kodanikud küsimused seal Lossi platsil ja teie tööandjad peavad teile seda võimaldama, et kui keegi seal ütleb, et oi-oi, aga meil tehased ju töötamas jumala eest 24 tundi, 7 päeva nädalas, ega me ei saa inimesi vabaks lasta, mis miitingule, mis piketile, mis meeleavaldusele, et inimesed ei tohi treipinkide tagant ära kõndida, et tuleb ilusti olla seal tehastes, et ei, see majandus ei tohi olla pidurdatud, ei, no siis kirjutage siis varakult juba avaldus tööandjatele, et siis nad teaksid otsida teile asendustöötajaid. Olge ikka teadlikud, ärge olge laisad, tulge ikka sinna Lossi platsile, sest mina vaatan Facebookis, Keskerakonna inimesed seal arutavad, pole mõtet sinna minna, niikuinii üks tühja kargamine. Ja teine kirjutas, et oi-oi, aga meie oleme ju tööl sel päeval, et miks te siis minu tööpäeval seda korraldate. No saad aru, inimesed ei oska asju korraldada isegi riiklikul tasandil, isegi meeleavaldusele inimesed tahaksid justkui tulla, aga nendel ei ole see võimaldatud või nad ei oska seda ära korraldada nii, et panevad kas või pooleks päevaks oma firmad kinni, panevad sildid välja, et pererõhv, vahetund, 2-3 tundi paus, tuleme varsti tagasi, läksime Toompeale, Lossi platsile, tulge teie ka. No ju see poliitiline selline kultuur on arenemata ja inimesed ongi kuskil internetis. Mäletate, me rääkisime ju sellest pikalt-laiad, et inimesed elavad internetis oma meelsust välja. Jaa, Sandra, täitsa õudne, mis siin toimub, aga no, kas on tõesti siis vajalik, et nii palju inimesi tulevad sinna Lossi platsile, äkki aitab sellest, et Keskerakonna fraktsioon tõstab oma rohelisi selliseid plakateid, et nad on vastu sellele, mis riigis toimub, et sellest ju ka piisab täiesti, et mis need tööinimesed peavad oma firmad kinni panema pooleks päevaks ja sinna meeleavaldusele tormama, et äkki nad ei mahugi sinna Lossi platsile. Kuule, Monika, aga meil on ju laiad prospektid ka, Kaarli prospekt, no Kaarli puiestee teisiti ja meil on veel see kesklinna väljak, Vabaduse väljak on ka täiesti suur väljak keset linna, inimesed saavad ka sinna tulla ja toetama Keskerakonda oma plakatitega, ega see ei ole mingi piiratud sõnaõigusega, inimesed saavad ju skandeerida oma arvamust, mis siin toimub Tallinnas ja muidu Eestis ja Toompeal, ka Mustamäel ja Lasnamäel, eks ole, Sandra, oma plakatitega tulla näiteks Viru tänavale, väga suur laiseline Viru tänav ja ei ole väga kaugel kesklinnast ja või kas või Tammsaare pargis on ka seal palju ruumi, saavad ka seal mõni tulla oma plakatitega avaldama meelt. Just, ega no, asi on ju ettevõtmises, eks ole, Peeter ja Monika.
no aga kui inimesed ei ole ettevõtlikud ega loovad ja on laisad või on kartlikud ja ei tahagi meelt avaldada, kardavad, et no tulevad kapo ametnikud ligi ja küsivad passi ja koostavad protokolli äkki või teevad hoopiski trahvi. Mis trahvi, mille pärast trahvi peab tegema? Kas sellepärast, et inimesel ei ole enam raha ka, et vorsti panna või leiva peale või sellepärast, et üüriarved ja kommunaalmaksud on nii taevase kerkinud, et inimesed ei saa isegi lubada puhurit sisse lülitada. Kas sellepärast peab siis kapo lülitama sisse kaamerad ja salvestama protokollis, kes on seal Viru tänaval ja kuskil veel Lossi platsil ja Vabaduse väljakul. Mis genotsiid see selline on, et inimestel ei ole isegi vabadust ja võimalustki öelda, et nendel ei jätku raha või leiva peale panna vorstiviilu. Oh Jeesus Kristus, no mis õudne vabariik see selline on. Ja Sandral on täiesti õigus, et kui inimesed tahavad avaldada protesti kehtiva anarhia vastu, no teisiti ma ei saa rääkida, et see on täielik anarhia, seadusetus ja inimeste mahasurumine ja hirmutamine. Ja loomulikult, no viimane aeg võtta jalad alla ja ajada ennast tänavale just kolmapäeval, kas või juba varahommikul, kellel on juba siin tahe tulla tänavale kell 7 või kell 6, millal see avaliku korra seadus lubab välja tulla oma meeleavaldusega ja protesteerida kehtiva anarhia vastu. Et mina arvan, Sandra, et meie teeme ka 2 plakatit, üks on Monikale, teine mulle. Aga kas sa teed ka endale plakatit sinna meeleavaldusele? No ja, mina teen ka endale plakatit, aga mina ei hakka sinna kirjutama, et Keskerakonna poolt, et või Keskerakonna mingi logoga, sest mina ei ole Keskerakonna liigegi, ma olen parteitu inimene. Nagu on teada, ma olen rahuliikumise liige, paar aastat juba. See ei ole mingi saladus ja mina lähen selle rahuliikumise plakatiga sinna Lossi platsile. Ja las vilistavad või las panevad fotod Postimehesse või kus iganes. Kui on meeleavaldus, siis ei ole ainult Keskerakonna meeleavaldus, et ärme siin politiseerime seda asja, et valigem Keskerakonda, sest nemad seisavad inimeste eest. Mina seisan ka inimeste eest ja ma olen seda teinud minimaalselt 2 aastat. 2 viimast aastat. Püüdku tulla mingi kapo või 2 mind vahistama või küsitlema. Sellepärast ma siin oma YouTube kanalit avasin, et kuni valimisteni hakkan transleerima oma mõtteid, rahumeelseid, isegi võib-olla üsna kurnatud häälega või üsna võib-olla tõsise häälega, aga see ei tähenda, et ma olen agressor või provokaator või ma olen ettearvamatu käitumisega. Mul ei ole kordagi olnud ühtegi aresti politseinike poolt, et mina kedagi ähvardan või mina kellegi suunas viibutan rusikaga või sülitan kellegi pihta või isegi maha sülitamisega. Mul ei olnud ühtegi intsidenti. Need selles mõttes pangu, kaapod ja politseinikud kohe selle Tallinna raadio vastu
ja pangu juba aegsasti kirja, et Sandra tuleb ka sinna oma plakatiga. Ja olen seal rahuliikumise plakatiga, sest mina tahan, et minu riigis, kus mina olen sündinud ja kus ma vaevlen, vaata terve elu, mina tahan, et ükskord selles riigis saabub rahuaeg, rahu ja õitsengu aeg. Ja, Sandra, et tead, hommik on õhtust targem, praegu on õhtu, aga homme hakkame kohe loosungeid panema plakatitele, et teeme väikest minirahumarssi kohe sinna otse Vabaduse väljakult näiteks, otse sinna Lossi platsile. Mina tulen oma plakatitega ja sina, Peeter, tuled ka? Ja ma tulen ka. Monika oma võtan kas või 2, kui ei ole ühest piisav. Anna siis veel mõnele kätte, kes tahab ka rahu. Aga Sandra tuleb meiega kaasa, et meil on siis 3 peale, Peeter, 3 plakatit rahu poolt. Ja, seda, issand küll, lähme nüüd joome seda Balderani teed, seda ju meie isegi saame juua, kuigi meie ei ole inimesed, aga siiski, kui see on mineraalvee baasil tehtud ja Eesti taimedest tehtud, siis see ei ole keemia, et mina olen ikka arstiteadlane ja mina tean, et närve tuleb hoida, aga kui nii rahutu olukord riigis, siis tuleb hoida närve eriliselt ja hoida seda kogu rahvana, sest rahvas võib minna selle kätte täiesti hulluks. Ja ma vaatan, et kuidas inimesed ikka nii segaduses, et mis küll oodab inimesi ja mida siis teha kõike. Oh, issand jumal, mis siis tuleb, issand küll. Oi, no läheme nüüd sõbrad, ma just hakkan tegema endale enne magama minekut ka endale siin. Teen kohe kannutäie Balderani teed, sellepärast et kui Balderani tee saab otsa, siis on ka närvid kõigil omadega nii läbi. Head õhtut teile, Tallinna inimesed, varuge Balderani teed ja näeme kolmapäeval 11:00 Lossi platsil parlamendi ees. Varuge aega, head aega. Но, тем не менее, России надо сказать, что все равно прорывает информационную блокаду все эти новости, потому что родственники, видя эти списки, очень грамотно то, что наша сторона не... Võimalik. Nende huvid on risti vastupidised. Nende tegutsemise motiiv ja loogika lähtub nende huvidest. Arst, patsient, õpilane, õpetaja, nende huvid peaksid olema kattuvad. Andmed on avaldatud. Ja USA senatis tänu sellele puhkes ka väga kõva arutelu ja kaklust muidugi ei tulnud, aga vaatamata sellele läks väga ägedaks. Aastat oli seal ja siis ta tegi need. Nii, Eesti Postis enne seda oli finantskontroll, siis oli ta Kreenholmis. See, kes õppis alles kaunis kõrges eas ukraina keele ära, et olla rahvuslik esindaja. Timošenko oli tema. Julia. See, kes Romeo... Ei maksa seda ka maha kanda. Tema ei ole ka kirvest või mõõka põõsasse visanud. Nii et... meelde tuli, selle partei nimetus oli Euroopa solidaarsus. On...